et täna me räägime isiklikust analüütikast. see on natukene minu enda kokku pandud sõna, seega ma kohe seletan, mida ma sellega mõtlen. aga laiemalt siis inimkeeles juttu tuleb sellest, et kuidas mõõta enda arengut. ja kuna siin päris paljud on mind varem näinud, aga mulle tundub, et siin on paar inimest, kes vist ei ole ka, siis ma pean natuke ennast tutvustama, kes ma sihuke olen. Ma panin 3 märksõna. ma olen andmeteadlane, Pipedrive'is töötan praegu. Pipedrive, seda nime ma arvan, on kõik kuulnud, Eesti üks kuulsamaid neid idufirmasid. eriti, kes elavad Tartus. Pipedrive'ist on raske mööda, kuna see on lihtsalt Tartu kõige kõrgem maja, nii et isegi kui sa ei ole selle valdkonna inimene, siis tõenäoliselt oled sa seda vähemalt logo näinud. ja kui küsida, et kes või mis on andmeteadlane, siis andmeteadlane on see, kui sa võtad statistiku, võtad ärimehe ja võtad IT-inimese ja lükkad nad ühte inimesse kokku, siis sa saad andmeteadlase. siis peale selle ma tegutsen ettevõtjana ka. ja peale selle, et ma olen ettevõtja ja andmeteadlane, ma lisaks sellele ka koolitan, nagu ka täna siin. ja koolitamises, mida ma siis täpsemalt teen, on see, et ma aitan inimestel saavutada nende eesmärke. erinevalt nii-öelda mingisugusest konkreetsest treenerist näiteks või mis iganes muust inimesest, kes aitab sul mingit kindlat eesmärki saavutada. et a la, kui sa vaatad hästi palju sotsiaalmeedias on reklaame, et mina aitan sul saada six-pack'i, mina aitan sul leida enda elukaaslase, mina aitan sul, ma ei tea, saada 30 000 follower'it, siis mina õpetan pigem neid nagu tööriistu, mis kehtivad minu meelest üsna mitmes eluvaldkonnas. ja seega sa tahad enda abil leida endale follower'e, kasvatada oma äri, kasvatada lihasmassi või võtta kaalust alla, on juba igaühe enda teha. sellepärast, et tööriistad minu meelest on ühed ja needsamad lõpuks igal pool. nii palju minust. nüüd kuna meil on selline natuke väiksem seltskond, siis meil on nüüd 2 valikut, mida edasi teha. kas keegi tahaks ennast tutvustada niimoodi päris hääle ja kaameraga? sellisel juhul jällegi teie isikuandmeid töödeldakse, nii et olge hoiatatud. aga kui on keegi, keda see ei morjenda, siis on vaba mikrofon. Ma teen siis otsa lahti. Tere, mina olen Karl, olen elukutselt südamearst. 2 aastat tagasi lõpetasin ära oma teekonna ja nüüd ma mõtlesin, et tarkvara on nagu vaja ära arendada endas peas. Ja selle eesmärgiga ma siin olengi, et oma tarkvara parandada. aga on ju, ma usun, et sa oled õiges kohas. kas on veel keegi, kes on nõus oma isikuandmeid töötlema? kui mitte, siis ma kasutan eelmise webinari jaoks tehtud küsitlust. ja kuna kõik, kes siin on tõenäoliselt minu eelmises webinari vähemalt kutsutute hulgas ka olnud, siis suure tõenäosusega teie vastuseid on ka siin vastusite seas. ja miks seda teha, on lihtsalt see, et ma tegin väikse küsitluse selles, et mis on need inimeste suuremad sihid selleks aastaks. ja ma arvan, see annab natuke sellist võib-olla, mina kasutasin seda konkreetselt selleks, et mõelda selleks webinariks välja paremaid näiteid. ehk siis vaadata, et need näited, mida ma kasutan, on seotud sellega, et mis tegelikult inimestel siis südamel on. ja tundub, et peamised teemad, siin protsendid ei, ma ütlen ära, et noh, siin kindlasti on ruumis inimesi, kellel on statistikaharidus ka, et need protsendid ei anna kokku 100, sellepärast et paljudel inimestel olid eesmärke mitmest eri valdkonnast. aga me näeme siis, et peamised teemad, mis inimestele see aasta kuidagi nagu huvi ja tähelepanu pakuvad, on igasugune eneseareng, õppimine, aja juhtimine, kõik see, mis puudutab seda, et kuidas saavutada rohkem ja tõhusamalt. ja samal pulgal on kõik, mis puudutab läbisaamist teiste inimestega.
ja sellele siis järgnesid tervise ja füüsilise vormi ja spordiga teemad. ja pea kolmandik on siin kas siis juba töötavad või alustavad ettevõtjad. seega ärijuttu tundub, et ka tahetakse kuulda. ja natuke konkreetsemalt ma siis tõin välja jällegi, need on anonüümiseeritud andmed, ma loodan, et võin neid ilusti jagada. siit on eemaldatud kõik isikut tuvastavad märgendid. mis siis inimesed välja tõid, mida tahaks saavutada? on ettevõtluse teemasid. tahaks, sinu hobi muutuks sinu nii-öelda põhiliseks sissetulekuallikaks, leida püsikliente endale, et sul oleks tore kollektiiv, aga tulid ka juba numbreid, et mis võiks olla palganumber kuus. tervisevaldkonnas ka selliseid nii-öelda mingis mõttes laiemaid asju, et ma tahan, et ta tunneks ennast oma kehas hästi. ja oli ka konkreetsemaid numbreid, mitu korda tuleks trenni teha, mis number võiks kaalu pealt vastu vaadata. ja kõige äri ja tervise ja töö kõrvale, see on ka loomulikult oluline, et oleks kodus hästi, oleks endas selline rahu sees, oleks maailmaga hea läbisaamine ja kõigiga, kes sinu ümber on. ja ma täitsa usun, et see, mis me nüüd rääkima hakkame, võiks anda täitsa sellise hea panuse sellesse, et kõik siin olijad saavad oma eesmärgid selle aastaga tehtud. Nendest, mis siin on, mul on ükski nendest ei ole kuidagi nagu üle mõistuse ebarealistlik, et see, et ma tunnen ennast väga hästi, see, et ma leian endale püsikliente, see, et ma suudan käia 3 korda nädalas trennis, miski nendest ei tundu kuidagi nagu, et oi-oi, et unista edasi. et ma usun, et see võib olla täitsa mõistlikud sihid, kui sul on õiged tööriistad, et need siis ilusti ette võtta ja ära teha. ja mille üle kurdeti, oli, noh, kurtmine on võib-olla halb sõna, aga mis siis toodi välja, et millega on mure inimestel. mure on see, et tahaks kuidagi pihta hakata asjadega, aga hoog kaob väga ruttu käest ära. ja edasi peale sellise esmase hoo ärakadumist ei saa kuidagi nagu edasi. või vastupidi, et ei teagi, kust pihta hakata, kuna tahab kohe algusest peale kõike teha õigesti ja hästi. ja sedamoodi on väga raske alustada, sellepärast et väga raske on kohe algusest peale kõike hästi õigesti teha. noh, eks sellega natuke läheb kokku ka see madal enesehinnang. ja kindlasti ma arvan, kõigile siin oli, et tuttav teema on see, et tahaks väga palju teha, aga kiire on. kust seda aega võtta ja kust seda energiat võtta, teeb isegi aega võib-olla isegi leiaks. tuled õhtul töölt koju, töö lõpeb kell 5 ära. noh, ma ei tea, magama lähed kell 10, tegelikult on aega nagu muda. aga kui sa töölt tuled, sa oled väsinud. ja lihtsalt see, et sul on kalendrisse pandud 2 tundi, ei ole ka veel päris see. ja miks ma arvan, et sellest kõigest vaja rääkida on, kui me räägime eesmärkide saavutamist, siis minu meelest eesmärgid on ses mõttes väga tõsised asjad. et eesmärgid elus ei ole mitte niisugune nagu nice to have. et a la, et noh, tore on, et võib-olla mul on eesmärk siin saavutada, ma ei tea, ongi mingisugune sissetulekunumber, mingisugune kaalunumber, mingisugune selline hea enesetunne, mingisugune rahu sees, leida kliente endale. et need asjad üldiselt, vaatamata need, mis ma siin näen, ei ole tingimata see, et aa, et noh, tore oleks. vaid kui me ei saavuta seda, mida me oleme ette võtnud või mida me teame, et me tahame, siis elu ei lähe mitte nagu nii-öelda samamoodi edasi, vaid mis kipub juhtuma, on see, et meil hakkab kogunema sisse mingisugune selline nagu pettumuse tunne. pettumus endas, häbi teiste ees ja sealt edasi, mis iganes uue eesmärgi me võtame, me juba alustame seda niisuguse nagu teatava pessimismi, teatava niisuguse ettekäega löömisega. ja sealt edasi võib asi minna paraku nagu allamäge ja mida rohkem meil on eesmärke, mida me ei saavuta, seda raskemaks läheb iga järgmine kord mingisuguse uue asja ettevõtmine. sest meil on nii palju andmeid selle kohta, et ja ma tean juba ette, et ma ei saa hakkama. või et ma tean juba ette, et see kõik on mõttetu. ja sellisest mõttemustrist on üsna raske välja murda. ja ma loodan, et see annab lihtsalt nii-öelda indu juurde töötada selle kallal, mis siis keegi endale selleks aastaks ette on võtnud. ja ma loodan, et saan täna natukene mõnede tööriistadega seda arengut takka kiirendada kah. nüüd
eelmisel korral, kes olid kohal, nägid sellest slaidist natukene teistsugust versiooni, aga laias laastus ei ole palju muutunud. ühesõnaga, minu meelest selleks, et teha see aasta oma eesmärgid ära, põhimõtteliselt on meil vaja kolme asja. esimene on teotahe, kohe räägin lähemalt, mida ma teotahtel mõtlen. teine asi on rituaalid, millest ma ka kohe pikemalt räägin. kolmas asi on siis tänane selline põhiteema ehk siis analüütika, millest me räägime kohe väga palju pikemalt. ja ma toon siia kohe ühe isikliku näite ka juurde, aga enne natuke seletusi. ehk siis, kui sa tahad midagi saavutada ja räägime siin nendest asjadest, mis on kuidagimoodi sinu kontrolli all. et asjad, mis ei ole sinu kontrolli all, nende kohta see skeem väga hästi ei päde. asjad, mis juhtuvad kuidagi nii-öelda vähemalt tunduvad, et juhtuvad nagu pooljuhuslikult. jällegi nende asjade puhul sellest skeemist on vähe tolku. aga kõik see, kus sul on midagi, mida sa ise pead tegema ja eriti, kui see on just sellise pidevate väikeste sammude kordamine, siis sellised kolm sammu, ma arvan, on suhteliselt möödapääsmatud. ühesõnaga, kõigepealt meil on vaja mingisugust teotahet, ühesõnaga, meil on vaja hoogu, et meil oleks sellist pihta hakkamist ja sihuke nagu sära oleks silmades. mulle hästi meeldib eesti keeles sõna särasilmsus. särasilmsus, ühesõnaga see, et sul silmad säravad, sul on siukest nagu teotahet, hoogu ja minekut. nüüd see üksi on tore, aga see ei vii väga kaugele. sellepärast, et ma arvan, et see on ka kõigile tuttav tunne, et sa oled tohutult niimoodi nagu ängsi täis, et ja lähme. aga siis tuleb väga ruttu see küsimus, et okei, aga mida me siis ikkagi täpsemalt nagu tegema peame. et ala ongi näide, et ja ma tahan ka, ma ei tea, ma tahan saada heasse vormi ja lähme teeme midagi. aga mida? me nagu toitume tervislikult. okei, aga mida see siis nagu praktikas tähendab või teeme trenni? mida me teeme, kus me teeme, kui tihti me teeme, kui kaua me teeme? see kõik on siis see järgmine küsimus, et kuidas kujundada välja endale sellised lollikindlad, kindla struktuuriga harjumused, mida on võimalik niimoodi üle ja üle ja üle korrata iga päev, iga nädal, kui sageli vaja on. ja see kõik on nüüd väga tore ja kui sul tekivad sellised lollikindlad harjumused, mida ma nimetan rituaalideks, siis see tõenäoliselt annab sulle juba siuksed nagu esimesed võidud kätte. toon kohe isikliku näite ka selle kohta. aga need kaks tükki, kuigi nad annavad sulle esimesed eduelamust kätte, nad ei anna sulle sellist pikaajalist edukust. ja selleks, et jõuda sellistest esimestest eduelamustest kaugemale, meil ongi vaja seda tänast peateemat ehk analüütikat. siin on minu enda selline isiklik näide. kui ma hakkasin käima esimest korda jõusaalis, see oli juba aastaid tagasi, aga kui ma kunagi sellega pihta hakkasin, siis esimene asi, mis tuli, oligi sihuke nagu teotahe, et et ma tahan ka näha selline hea välja, ma tahan ka endale siukseid korralikke muskleid. ja hoog oli, läksin kohale, see oli, ma elasin tollal Tallinnas, praegu ma elan Tartus. ja see oli mingisugune seal kuskil Ülemiste kandis, ma mäletan, oli esimene jõusaal, kus ma üldse kunagi käisin. mingisugune selline kuskil mingi tööstushoone, kuskil natuke pidi mingit kangijat läbi minema ja kuskile sisse keerama ja pidi hoolega teadma, kus sa lähed, kuna seal oli mingeid imelikke muid kohti ka kõrval. aga jõudsid siis kohale ja siis vaatad ringi, vaatad mingid masinad. noh, tahtmist mul on, eks ju, tahtmist on. siis lähed ühe masina juurde, sikutad seda. oo, ei, see on päris hea masin. okei, siit tuleb tõmmata vist. oh, väga hea. nii, tõmban 10 korda, rohkem ei jaksa. väga hea, lähme järgmise masina juurde. vaatame, mis siin veel on. siin on mingi muu asi. hantel, hantel on ka hea asi, okei, tõstame hantet. tõstad jälle 10 korda. okei, enam ei jaksa. mida siin veel tõsta saab? ja niimoodi käid ringi ratast igalt poolt natuke, sikutad midagi. ja ei, kindlasti sellest juba natukene on ka kasu. aga see üksinda ei anna sulle mitte mingisuguseid reaalseid tulemusi. järgmine asi oli see, et ma leidsin kuskilt mingi äpi internetist, ma isegi ei mäleta, mis see äpi nimi oli.
Ma räägin täna väga palju erinevatest äppidest, mida ma kasutan, aga see ei olnud üks nendest. ja sealt ma leidsin mingi lihtsa treeningkava. nii, juba parem, eks ju. on mingisugune asi, mida saab regulaarselt kogu aeg korrata ja tänu sellele on siis juba mingid tulemused näha. ja mäletan, esimene tulemus, nii-öelda silmnähtav tulemus, mida ma jõusaalis nägin, oli siis, ma panin siia, kuna minu meelest on hästi oluline, et me kasutame enda emakeelt. seega ma kirjutasin selle asja lahti siin ilusasti eesti keeles. Ma ei tea, kes ei ole anatoomiat õppinud, ma ei tea, kas õlavarre kaks pealihas ütleb kellelegi midagi. Karlile kindlasti ütleb, eks ju, aga kes ei ole meditsiiniinimene, võib-olla mitte. Mulle on see meelde jäänud, see oli meil kunagi bioloogiaõpikus. bioloogiaõpikus, kui oli see, mis see oli, mingisugune kas 8. klass või 7. või 9., midagi sinnakanti. seal oli siis vaja inimese need lihaskonna peaasjad ära õppida. ja siis õpetati ära, et biitseps on õlavarre 2 pealihas ja triitseps on õlavarre 3 pealihas. noh, otse tõlkes ju bi on 2 ja tri on 3. ja ma mäletangi, esimene sihuke nagu eduelamus, mis ma jõusaalist sain, oli see, et ma tõstsin neid hanteid, mis iganes eesti keeles oleks siis õlavarre 2 pealihase kõverdusid. vaata, see on sellest, et hante, siis teed seda liigutust, eks ju. ja ma alustasin nende selliste alla 10-kiloste hantlitega, mis on sellised, nad on hõbedased, on siuksed nagu teist värvi. ja siis võtad, ma ei tea, mingi, äkki ma alustasin vist 6 kiloga võib-olla. 6-ga juba noh, natuke, järgmine nädal 7 ja 8, 9, 10 läks väga ruttu, see noh, alguses ongi areng hästi kiire. ja siis ma mäletan esimene kord, kui ma sain sinna suurte poiste hantlite juurde. vaata, need jõusaalis enamasti alates 10-st, noh järgi 12 kilo on juba esimene, mis on selline, nad on musta värvi. Nad on teises kohas natukene, niisugune nagu natuke kare selline käepidet on niisugune nagu teistsugune, nagu selline pehmendus on selle peal, et ta nagu ei lõhuks põrnat ära, kui ta maha kukub. ja siis võtad need esimesed 8-kilosed suurte poistehantlid ja siis tõstad, oo vau, ma olen ka kõva mees nüüd. ehk siis siiamaani meil on teotahe ja meil on rituaalid ja need kaks kahe peale kokku annavad meile need esimesed eduelamused kätte. aga mida ma tollal ei teinud ja mis läks mulle, ma arvan, noh, trenni mõttes üsna mitu head aastat maksma, on see, et ma ei tegelenud absoluutselt selle viimase ehk selle analüütikaga. okei, ma vist panin kuskile Google Keepi vahepeal kirja mingeid raskuseid alla, palju ma rinnalt surun, aga see oli väga ebaregulaarne. see oli väga ebametodoloogiline ja ega sealt väga mingit tolku väga palju polnud. ja tulemus on see, et mul jäi täiesti läbi mõtlemata enda toitumiskava. ma teadsin, et ja peab valku sööma palju, aga kui palju või millal või kuidas või seda ma väga ei mõelnud. ja siis oligi niimoodi, et ma käisin trennis kohal, käisin, tõstsin midagi, noh, kava oli paigas, sõin midagi ka ja midagi nagu juhtus, midagi nagu oli, raskused natuke nagu kasvasid, aga kindlasti mitte selles tempos, nagu oleks võinud, sest ma tean nüüd tagantjärgi väga täpselt, väga hästi, et ma kindlasti ei söönud valku piisavalt palju. ja mis veel juhtus, on see, et sinna lihaste ümber hakkas sellist mõnusat polstrit kasvama. sest ma olin kuulnud, et noh, peab jõusaalis käes peab palju sööma, eks ju. ja siis sõin ka palju, aga kui sa sööd palju, aga mitte väga läbimõeldult, siis sellest ei kasva tingimata mitte lihaseid, vaid kasvab midagi muud. ja nüüd, kui ma olen selle analüütika võtnud tõsiselt natuke tõsisemalt käsile, siis olukord on läinud selgelt paremaks. ma olen 4 kuuga võtnud 13 kilo alla. ja mu toitumine on kindlasti rohkem paigas. ja tänu sellele ma arvan, et ka see jõusaalis käimine annab nüüd palju rohkem seda efekti, mida ma tahan. nüüd kohe tuleb muu valdkonna näiteid ka, et kogu tänane jutt ei ole mitte ainult jõusaalis käimisest, aga ma arvan, et see on selline hea näide, eriti kuna see on mul niimoodi endal isiklikult varnast võtta. näitab ilusti ära minu meelest iga nende 3 asja kohta, et kus nad välja viivad. kui teotahet ei ole, siis pole üldse mitte midagi. kui tahe on, aga muud ei ole, siis niisugune hoog on sees, et sa lähed ja teed mingeid asju ilma väga palju mõtlemata. ja tulemusi nagu väga ei tule. kui sa saad oma harjumused ka paika,
siis hakkavad tulemused tulema, aga niisugused kiired ja lihtsad ja esmased, aga sul ei ole pikas plaanis mingisugust nagu sellist järjepidevat arengut näha. ja kui me saame analüütika ka paika, siis areng läheb kogu aeg edasi, kogu aeg paremaks, sest me ei keera teelt välja mis iganes moel. ja ma olen siia alla pannud ühe sõna, mis on natukene minu enda väljamõeldis. Ma olen üritanud, minu arust hästi hea selline mõiste, minu jaoks hästi nagu kõnekas ja oluline mõiste inglise keeles on sense of agency, mis nagu viitab inimesele, kellel on mingi arusaam, mida ta teeb ja miks ta teeb ja arusaam, et tema tegudel on mingi tagajärg, et tema enda tegudel on kuidagi mingi mõju. sellel ei ole eesti keeles head vastet. parim, mis ma leidsin, oli vist tegutseja tunnetus. aga kuna see on natuke pikk ja lohi, siis ma olen selle iseenda jaoks ümber tõlkinud kui tegija tunnetus. ja, ja kui rääkida selleks natuke nagu filosoofilisemas mõttes, siis mis see kõik sulle annab? nii-öelda lihtsas mõttes sa saad mingisuguse tulemuse. antud juhul minu puhul, siis ma ei tea, lihasmass kasvab, eks ju, jõusaali näite kontekstis või mida iganes. aga selle sellisem nagu abstraktsem või suurem nagu rohkem identiteediga seonduv asi on see, et kui sa kõike seda teed, siis sul tekib selline tegija tunnetus. ehk siis sa hakkad käima maailmas ringi kuidagi teistmoodi. sa oled vähem nagu sihuke passiivne tarbija, kes lihtsalt käib ja tarbib ühte ja teist ja kolmandat. ja sa oled vähem sellises nagu ohvri mentaliteedis, et oi, et miks maailm mind niimoodi kohtleb ja miks mul alati nii on ja miks mul alati naa on ja miks nii ja miks naa ja miks mul kunagi ja. kui sul tekib selline teatav sisemine sära ja sisemine selline hoog ja jõud, sisemine arusaam, et mina ise valin, kuidas minu elu välja näeb. et jah, loomulikult ümbritsev keskkond ka on oluline ja loomulikult igal eluhetkel meil on natuke nagu erinevad kaardid käes. ja neid kaarte sa noh, lõpuni võib-olla ise ei vali, aga kuidas sa need kaardid välja mängid, siin on, ma ütlen isiklikust kogemusest, sul on alati oluliselt rohkem sõnaõigust selles, kui sul esmapilgul paistab. ja, ja ma loodan, et tänase jutu lõpuks saab see natukene selgemaks ka. ja käime need 3 juppi kaks esimest nii-öelda kiiresti läbi ja kolmandasse läheme süvitsi. et mida tähendab see teotahe? minu meelest on 2 asja. sul on vaja sellist nagu eneseusku, et see, mida sa tahad teha, see on minu jaoks tehtav. ja sul on vaja aru saama sellest, et see pingutus, mis sa sisse pead panema, tasub ennast ära. et kui ma võtan sellesama enda jõusaali näiteks ju, siis mul ei teki seda hoogu, et oh, ma nüüd lähen ja teen, kui mu A ei usu, et üldse on midagi nagu saavutada võimalik. ja teiseks, kui mulle tundub, et see pidev töö ja vaev on nagu liiga palju maksta selle tulemuse eest. ja nüüd jällegi tänapäeval seda kõlab nagu imelik öelda, aga ma mõtlen lapsena mul oli mingi aeg, enne kui ma hakkasin umbes käima, kus ma mõtlesingi, et kogu see juhus on raudselt mingisugune skämm, eks ju. et see jutt, et sa käid ja tõstad mingit asja ja siis peaks nagu kuidagi, ma ei tea, kehakuju peaks muutuma. see on nagu jah, see ei saa olla nii. ja loomulikult ilmselgelt ma siis selle uskumuse pealt trenni teha väga ei tahtnud ka, kuna miks sa peaks tegema midagi, milles sa ei usu. ja alles siis, kui mul tekkis mingisugunegi arusaam, et ei, et see nii-öelda trenni tegemine vist on nagu päris legit asi. ei ole lihtsalt mingisugune trend või mingi skämm, et siis tuli nagu tahet ka. teine asi on see, et sa pead saama aru, et see töö ja vaev, et see tasub ära ennast. ehk siis, et see, et sa, mis iganes trenni, jätkame siis sama trenni näitega, see, mis sa sealt saad trennist, et see on rohkem väärtuslik kui kogu see vaev ja töö ja aeg ja kõik see, mis sinna sisse läheb. ja ma ütleksin, et mõlemad küsimused tegelikult seostuvad väga hästi ka selle tänase analüütika teemaga. kui me räägime eneseusust, siis see on puhtalt mul Tiibeti budismist võetud meetod, kuigi ma olen seda hiljem nüüd kuulnud mujalt ka, tundub, et see on kuidagi nagu lendu läinud. on see, et kui selleks, et sul tekiks selline nagu sügav, tugev ja kõigutamatu usk enda võimetesse, sul on vaja andmeid. sa ei saa lihtsalt peeglis endale korrutada, et ma olen tubli, ma olen tubli,
ma olen väärtuslik, ma saan hakkama. sellepärast, et kui sul ei ole nii-öelda reaalset põhjust neid lauseid uskuda, siis mis selle nagu psühholoogiline efekt on see, et sa nagu tunned, et sa lihtsalt valetad endale. ja see ei anna mitte midagi. vähemalt mitte midagi head. ehk siis selleks, et kui sa nii-öelda lähed peegli ette ja ütled, et ma olen tubli ja ma olen võimekas ja ma saan hakkama, see kõik töötab juhul, kui sul on mingi põhjus tegelikult uskuda, et see nii on. ja selleks on sul vaja andmeid, sa ei saa ennast nagu nii-öelda, sa ei saa ennast veenda uskuma midagi ilma selleta, et sul oleks selle kohta mingisuguseid nagu tõendeid, mingeid kogemusi, midagi sihukest. ja selle jaoks peamine meetod, mida ma õpetan, tegelikult meetodid on 4 või 5, mul on sihuke 4. või 5. nimekiri, mida ma nagu pikalt lahti räägin. aga kõige tähtsam on alati eneseusu andmekogu. see inglise keeles öeldakse selle kohta self-confidence journal. seega, kui kellelegi andmekogu ei meeldi, võib selle kohta öelda eneseusu päevik. ma olen kasutanud vahepeal ka sõna eneseusu logiraamat. ja asja iva on siis see, et sa pead oma kordaminekuid, oma saavutusi, oma võite ja neile eelnenud sellist nagu pingutamist, sellist nagu nüritööd ja vaeva, mis tundus väga-väga nagu selline masendav, kuidagi dokumenteerima. et sul peab tekkima selline nagu rekord sellest, et jaa, et see asi oli alguses väga-väga-väga raske ja läbi järjepideva töö see muutus lihtsaks. sealt tekib see arusaam, et see järgmine asi, mis tundub praegu ka väga raske, et ka see on tehtav. ja ma tean seda, sest ma tean, et ma olen selle varasema asjaga hakkama saanud. ja teine pool siis see, et kuidas jõuda selleni, et sa saad aru, et see pingutus tasub ennast ära. sul on vaja vähemalt 10 põhjust alati, miks sa midagi tegema hakkad. kui sul on ainult, ma ei tea, 1, 2, 3 põhjust, siis sul on väga selline ebastabiilne pinnas, mille otsa midagi ehitama hakata. võtame näiteks selle trenni näite. ütleme, et sa lähed trenni sellepärast, et ma ei tea, sõber kutsus. ja niipea kui sõbral saab mott otsa, oled sina omadega audis, sellepärast et kogu sinu ainukene põhjus sinna minna, see, et sõber kutsus. või mis iganes. kui sul on 10 põhjust, siis üldiselt sul on piisavalt niisugune nagu lai põhi, et on teada, et sa tuled igasugusest tulest ja veest läbi. ja selle kohta ka lihtne tehnika. kui sa üritad leida endale neid põhjuseid, et kuidasmoodi siis saada oma 10 põhjust kätte, võta need, mis sul on, 2, 3 heal juhul, ja küsi nende kohta, miks see oluline on mulle. ja küsi endalt, kuidas täpselt see minu elu paremaks teeb. võtan sama trenni näite. tahan minna trenni, kuna ma tahan, ma ei tea, näha ilus välja. või ma lähen trenni, kuna ma tahan vanas eas olla ka veel nagu selline tegus ja jaksata kõndida, teha asju. okei, aga miks sul seda vaja on? no ütleme, eks inimene tahab vanas eas olla ka veel heas vormis. konkreetne inimene, keda ma tean, tema puhul see põhjus on see, et ta tahab jaksata enda lapselastega mängida. ja nüüd see nii-öelda, et ma ei tea, tahan heas vormis olla. seal on nüüd jälle üks väga oluline, konkreetne isiklik põhjus juures, ma tahan jaksata enda lapselapsi tõsta, nendega mängida, nendega mürada. ja selle nimel ma teen trenni. mis veel, võib-olla ma tahan, et kui ma jään pensionile, mul on endiselt jaksu käia reisimas, matkata, ma tahan näha ilusat loodust, näha neid maakera kohti, kuhu ei saa autoga ligi. selleks ma pean jaksama 2 jalal kõndida, alates sellega seljas. mis iganes, ma tahan näha ilus välja. võib-olla kelle jaoks on see, et mul on siis tööl kuidagi julgem tunne enda arvamust avaldada. võib-olla keegi otsib endale elukaaslast ja tundub, et tal on nagu julgem tunne minna inimestega juttu ajama. mis iganes see on. et konkreetsed asjad ei ole tähtsad, aga oluline on see, et sa pead sellest 2-3 nende miks ja kuidas küsimustega jõudma vähemalt 10-ni. ja kui sul on 10 põhjust olemas, sa mõtled hommikul, et ma vist ei taha täna trenni minna, mul, ma ei tea, võiks magada veits veel või mis iganes. ja sa hakkad mõtlema, et okei, aga ma ei lähe sinna mitte niisama, ma lähen sellepärast, et ma jaksaks seda lastega mängida. ma lähen sellepärast, et ma tahan jaksata veel näha kõiki neid kohti, mida ma näinud ei ole. tahan, et mul oleks sellist nagu eneseusku, et ma lähen tööl ja ma julgen oma ülemusele vajadusel nagu oponeerida.
siis nüüd järsku see ennast kokku võtta, tretti vedada tundub palju lihtsam. nii palju siis teotahtest. siis me rääkisime rituaalidest, kes olid eelmine veebinar kohal kuu aega tagasi, need teavad rituaalidest juba nii mõndagi. sestap ma sellele väga pikalt ei peatu. Peapoint on see, et rituaal on väga kindla struktuuriga harjumus, millel on kindel algus, kindel lõpp ja kindel arusaam, miks me seda tegevust teeme. ja tänu sellele rituaalid vähendavad sinu kognitiivset koormust. ehk siis sul on võimalik seda asja, mis sa tahad teha, teha niimoodi, et sa pead seda tegema hakates võimalikult vähe mõtlema. võimalikult vähe nii-öelda sa paned endale tee peale nagu neid keerukusi. ja tänu sellele muutub see mingi hetk nagu poolautomaatseks. nagu a la, ma ei tea, võib-olla lihtne näide on hommikul hammaste pesemine. enamus inimestel, ma eeldan, ma loodan, on mingi arvestus, miks nad hommikul hambad pesevad. ja see tegevus on midagi, mis juhtub kindlal hetkel, see ei ole see, et ma ei tea, ma millegi päeva jooksul katsun kuidagi leida selle 2 minutit. mul endal on väga konkreetne nagu hommikurituaal. ärkad üles, käid, töötad põi ära, siis ma kaalun ennast ja peale kaalumist ma lähen sambad ära. siis ma lähen edasi, teen oma järgmisi asju. ja kuna on väga konkreetne tegevuste järgnevus, siis on väga vähe tõenäoline, et sa selle ära unustad, sassi ajad või mis iganes. nii palju siis rituaalidest. aga tuleme selle tänase peateema juurde. isiklik analüütika. ja ma panin siia 5 sammu, mida peaks läbi mõtlema, kui me oma millegi mõõtmisest räägime. ja need 5 sammu on natukene nagu selle põhjal, kuidasmoodi, kui sa ehitad mingit analüütikalahendust kuskil oma firmas, ettevõttes, töö juures, kuidas sa siis mõtled. ja üks minu selline nagu baasidee, mida ma kogu aeg rõhutan söögi alla söögi peale, ongi see, et minu meelest enda elu peaks mõõtma umbes samamoodi, nagu sa mõõdad töö juures asju. kui võtta mis iganes ettevõte, organisatsioon, siis aastatuhandeid on seal midagi mõõdetud. ühed kõige-kõige vanemad kirjalikud sellised noh, kirjalikud jäljed üldse, mis meil on need vanad summerisavitahvlid. Neid on, kes on käinud koolis, ma eeldan, kõik on käinud koolis, siis see on umbes see asi, mida õpitakse minu meelest kuskil 6. klassis. 6. klass on see vana aeg, vähemalt minu kooli ajal oli niimoodi. seal näidatakse piltide peal on siis no need ongi savist tahvlid ja seal on siis kiilkirjas on midagi kirjutatud. ühesõnaga sellist nagu enam-vähem terava otsaga pliiats, millega siis vajutatakse nagu kolmnurga kujukesi savi sisse. ja mis need kõige vanemad savitahvlid on? võib-olla esimene mõte on see, et oh, see on kindlasti mingid nagu pühakirjad äkki. võib-olla see ongi mingisugused nagu rituaalsed või sellised religioossed tekstid. ei ole. noh, võib-olla seda on ka, ma ei tea, aga vähemasti mida mina olen näinud, need on kaupmeeste raamatupidamine. seal on kirjas, et nii, ma ei tea, minul on 3 ämbrit, ma ei tea, vilja ja ma laenasin sellele vennale 2 ämbrit vilja ja ta lubas mulle 2 kuu pärast tagasi tuua. ja siis veel 1 ämbri vilja juurde tuua intressiks. ühesõnaga sellest ajast peale, kui meil on kiri välja mõeldud, me oleme alati midagi kasutanud seda oma kirjutamise ja hiljem siis nii-öelda arvutamise oskust, et mõõta neid asju, mis on meile tähtsad. ja noh, loomulikult tänapäeval kogu minu karjäär on olnud põhimõtteliselt selline nagu analüütika arendamine ettevõtetele ja ülikoolidele ja üldse nagu organisatsioonidele. ja mingipärast me enda elus ei tee sedasama asja. ma arvan, pikalt oli see, et see oli lihtsalt liiga keeruline ja see eeldas mingit suurt eelarvet ja nii edasi, mida inimesel ei olnud. tänapäeval see on tehtud väga lihtsaks ja kergeks ja odavaks ja päris palju saab tehtud väga nagu väikse pingutusega. nii et minu arust on viimane aeg hakata enda elu võtma sama tõsiselt, nagu me tööd võtame. enamus inimeste jaoks ma julgen öelda, et nii-öelda töö või nii-öelda sinu tööandja kasum ei ole sinu elu kõige kõrgem eesmärk. ma arvan, et ei ole ja ma loodan, et see nii on, sellepärast et ma arvan, et keegi ei peaks elama ainult selle nimel, et ma ei tea, enda tööandja või firma nii-öelda kasumlikkust tõsta, et see on väga niru elu, kui see on su elu ainuke eesmärk. ja ometi töö juures me ehitame igasuguseid asju, raamatupidamisi ja aruandeid ja raporteid ja värke, siis tuleme koju, elame oma elu, mis on meile tegelikult palju tähtsam
meie pere, meie tervis, mis iganes värgid. ja seda me nagu ei mõõda kuidagi. mul on üks konkreetne tuttav, kes mul on väga pean tast lugu, ta on igatpidi mulle eeskujuks olnud. aga ma olen väga hämmastunud kuidagi selle paradigma üle, mida ta hoiab, et ta on väga seda meelt, et töö juures ta kõike mõõdab hästi-hästi hoolega. tuleb koju, midagi ei mõõda, null. ta on nagu, miks, sest sinu elu võiks sulle ka nagu oluline olla ju. ühesõnaga sihuke jutt. aga kui me midagi tahame siis ikkagi endale elus mõõta, siis minu meelest need on need olulised sammud, mis on vaja läbi käia. selleks, et sellest oleks miskit tolku. esimene asi on siis see, et tuleb oma unistused, sihid ja eesmärgid kuidagimoodi paika panna. sellepärast, et sul ei ole mõtet mõõta asju lihtsalt mõõtmise enda pärast. ja täpselt sama kehtib ka ettevõtete kontekstis. see on nüüd mingi aeg oli see suur teema, et kõik tulid kõik need ai-sed, siis ikka, oh, teeme meie ka ai-d. esiteks, et okei, et aga räägi mulle, mida sa tahad saavutada. kas on mingi konkreetne meetrik, mida sa tahad parandada? mis see eesmärk on? ütled, ei, seda ma ei tea, aga teeme mingit ai-d, paneme see ai kuskile. enne kui see ai buum algas, siis selline eelmine selline suur teema oli cloud native. see vist ütleb väga vähe inimestele, kes ei ole IT-valdkonnast, aga mis pilvearvutus on tas eesti keeles. oli täpselt sama jutt, et oh, konkurendil on mingisugune cloud native asi, teeme meie ka. miks, mis see eesmärgid, kas me tahame hoida kokku kulusid, midagi vähendada, hoolduskoormust, savi, aga teeme meie ka. et sellised projektid on nii ettevõtetes kui ka eraelus nagu ette juba läbikukkumisele määratud, seega palun ärme sellist asja tee. selleks midagi mõõtma hakata, esimene asi on see, et mida ma tahan saavutada, kuhu ma tahan jõuda. see on natuke nagu see teotahte teema, eks ju. järgmine on siis see, me rääkisime sellest rituaalidest ja harjumustest. ühesõnaga, paned paika, mida sa selleks tegema pead. ja üldiselt nendest kahest kokku hakkavad siis tekkima mingid mõõdikud, mida saab mõõta. et me üldiselt mõõdame seda, et kas me oleme jõudnud eesmärgile lähemale. Need on nagu üht tüüpi mõõdikud. ja teist tüüpi mõõdikud on see, et kas me oleme teinud neid asju, mida me teame, et me peaksime tegema. nüüd ideaalis lihtsam on alati mõõta asju, mis on kuidagi numbrilised. numbrid ei ole ainukesed asjad, mida mõõta saab, ma räägin sellest kohe pikemalt ka, aga põhimõtteliselt kõige lihtsam on alati alustada mingitest numbritest. ja kui sa tead, mida sa tahad mõõta, saab hakata küsima, et kuidas mõõta. kas ideaalis, kas selleks on olemas mingisugune äpp, kas selleks on olemas mingi tehniline vidin? kui ei, siis kas ma teen mingi tabeli kuskile? ühesõnaga, või kasvõi võtan mingi märkmiku. et kui ma tean, mida mõõta, siis saab hakata küsima, et kuidas mõõta. ja viimane küsimus on see, et okei, väga hea. mida me sellega pihta hakkame? ja see on hea läbi mõelda ka algusest peale juba, sest muidu sa mõõdad mingeid asju, mida sul tegelikult ei ole vaja, sest tuleb hiljem välja, et okei, mul on andmed olemas, aga nendega pole mitte midagi pihta hakata. no ütleme, hiljuti ma käisin ühes podcastis rääkimas samal teemal. podcasti nimi on Laomees ja torumees. aga seal ei räägita mitte torutöödest ega laohaldusest, vaid see on mingi nagu andmeinimeste podcast. nimi on Siseringi nali, et kes andmete maailma kursis on, siis saab laomehest ja torumehest aru. aga seal siis küsiti mult ka seda, et kuidas saad üldse aru, mida mõõta. ja minu arust paar kriteeriumi, mis on tähtsad, on see, et esiteks, kas seda asja on kuidagi võimalik kasutada. et asju, mida sa ei saa kuidagi muuta või mis kuidagi ei mõjuta sinu otsuse protsessi, ei ole ka väga vaja kirja panna. lihtsalt lisatöö. mõõta mõtet neid asju, mille nägemine aitab sul teha paremaid otsuseid. ehk siis see küsimus aitab sul nii-öelda tulla mingit väga suurest hulgast, mida kõike võiks mõõta, selle, et mille mõõtmisel tegelikult nagu mõte sees. ja kui me oleme need ära teinud, siis me saame hakata juba valima nii-öelda konkreetseid tööriistu ja kõike muud. mul on siin paar näidet ette valmistatud ka, aga ma küsin enne seda, kas keegi tahab jagada mõnda oma eesmärki, et me saaksime kohe niimoodi päris laivis katsuda selle protsessi teha kellegi päris eesmärgiga läbi. ja uutele tulijatele, ma siin vahepeal on inimesi tulnud kõvasti juurde.
hoiatan jälle ette, et ma salvestan seda ja ma panen selle pärast Youtube'i ülesse. ehk siis, kui keegi teeb suu lahti, siis on oht, et tema isikuandmeid töödeldakse. aga kui see ära ei hirmuta, siis võime mängida läbi kohe kellegi päris näite, kui ees ma toon paari enda isiklikku näidet. mitte kellelgi pole ühtegi eesmärki. tegelikult on veel see, koolitajana õppisin, et kui sa räägid eestlastele, sa pead üsna pikalt hoidma seda pausi, et nagu küsid, et keegi tahab midagi öelda, okei, lähme edasi. siis eestlane ei ole veel nagu suud lahti jõudnud teha, et sa pead, ma mõtlesin mingi 3 minutit või mingi täitsa crazy number oli, mis sa öelda, et tegelikult sa peaksid nagu nii-öelda istuma ja ootama, kuni esimene eestlane vaikselt oma mõtted kokku kogub ja mõne sõna suust välja saab. okei, ma annan siis rahvale natukene aega mõelda ja näitan vahepeal ära oma näited. kellel tuleb midagi jagada, siis teeme nii, et tõsta oma see virtuaalne käsi ja siis ma näen, et on keegi midagi välja mõelnud. aga siis minu enda näited. uni. ähm, idee, mida ma tahan saavutada, ma tahan olla puhanum, tahan olla energilisem. nüüd see ei ole või see ei pea olema midagi nagu nii-öelda väga konkreetset, et ma saan väga hästi aru, kas ma olen puhanud või ma ei ole puhanud. saan väga hästi aru, kas ma töö juures, kas mul on täna energiat või mul ei ole täna energiat. ideaalis võiks jah olla kuidagi nagu numbrites veel kirjeldatav, aga alati see ei ole võimalik ja ma arvan, see pole alati mitte vajalik. see minu jaoks on täiesti juba nagu piisavalt konkreetne, et ma lähen tööle ja ma tean, et ma täna tööl, ma saan tööle keskenduda, ma ei hakka haigutama. nii, mida ma selleks tegema peaksin? noh, une puhul oluline on õigel ajal maha minna ja hoida mingit sihukest nagu pidevat unerütmi, ideaalis võimalikult stabiilsena. ja tagada, et mul on võimalikult vähe siis nagu unevõlga kogunenud. nüüd nende kahe pealt saab hakata siis mõtlema, et mida saaks mõõta. noh, kõige lihtsamad asjad on kõik, millal ma magama läksin, millal ma ärkasin, kaua ma magasin ja siis on erinevad une kvaliteedi näitajad. on niisugused üldised taastumise näitajad, 2 tükki, mida ma pärast näitan lähemalt ka, on öine madalam pulss, inglise keeles resting heart rate. teine mõõdik, mida ma ise väga tihti vaatan, on südamerütmisega aktiivsus ehk siis HVR, heart rate variability. ja need on 2 asja, mis annavad mulle mingisuguse indikatsiooni, et kui hästi ma olen välja puhanud öö jooksul. Neid näiteid on muidugi veel, aga mingisugune näidiste komplekt oleks nagu selline. ja kui ma tean nüüd, mida ma tahan mõõta, siis ma tahan hakata küsima, et kuidas ma seda teen. konkreetselt une jaoks ma arvan, kõige parem soovitus on mingisugune selline inglise keeles wearable device või health tracker, nimetame siis eesti keeles tervisejälgijateks või noh, pulsikell nii-öelda. Whoop on see, mida ma väga kasutan. käepäev niisugune Oura sõrmus oli mul enne. Need mõõdavad kõik need värgid sinu eest ära automaatselt, sa ei pea ise midagi kuskile kirjutama või märkima. kui sa ei taha kasutada mingisugust tehnikavidinat, ei pea. väga palju asju on võimalik ära teha kas sellise mingisuguse Google Sheetsiga või kasvõi lihtsalt tavalise pabermärkmikuga. kirjutad iga õhtu paned kirja, mis kell sa magama lähed, hommikul, mis kell sa ärkad ja mis iganes veel. et saab kõrgtehnoloogiliselt, aga saab ka täiesti vanakooli moodi. ja kui ma nüüd seda infot tean, saan hakka isegi enne, kui ma mõõtma hakkan, saan küsida enda käest justkui järele, et okei, kui ma seda kõike nüüd tean, kui ma kujutan ette, et mul 2 kuu pärast on 2 kuu andmed olemas, mida ma sellega pihta hakkan? noh, une kontekstis ütleme, esimene asi on see, et saan hakata mõtlema, et kuidasmoodi oma päevaplaani kohandada. ütleme näiteks võib-olla ma näen ära, et ma tegelikult enamus päevadel ma saan üsna okeil ajal magama, aga siis on mingisugused üksikud päevad, kus see unerütm läheb väga sassi, kuna mingi üks hiline õhtune üritus. ma näen võib-olla, et noh, peale seda mingisugune mitu päeva tegelikult see unerütm on nagu endiselt selline käega.
teine asi on see, et magamistuba, eks ju, et noh, mida rohkem su magamistuba sinu und toetab, seda parem. võib-olla ma märkan seda, et kui ma magan toas, mis on liiga soe või kus mul ei ole kardinad ees või mul on mingi muu selline nagu häiring, siis see on asi, mida ma pean kuidagi sättima. mis ajal ma õhtuti söön, eks ju, kõik värgid, mis ajal ma õhtuti trenni teen. et kui ma neid mõjusid suudan jälgida, kui palju mingi hilisõhtune trenn näiteks mõjutab minu selle öö und, saan selle järgi kohendada oma päevaplaani, magamistuba, kõike muud. muuseas, Whoop näiteks oskab mingi piirini selliseid asju sulle ise välja arvutada. et tal on selline võimekus sees, et sa saad öelda põhimõtteliselt talle, mida sa teed või ei tee ja ta näitab sulle ära, kuidas see sinu järgmise päeva taastumist mõjutab. saan kohe tuua mingisuguse isikliku näite. Whoop ei ole kuidagi minu sponsor, ma kasutan neid, kuna minu meelest on hea asi. Nad ei ole enda promomise eest mulle midagi maksnud. nii et see info selle võrra ei ole kuidagipidi kallutatud. seega oluline mainida. ja võtame siis mingisuguse näiteks ma olen märganud seda, et kui ma teen hilja õhtul trenni, siis sellel on kindlasti oma efekt. kui ma olen olnud päeva jooksul üle 10% kõrge stressi vahemikus, siis ma taastun järgmine päev 5% halvemini. on midagi, mida mulle statistika ütleb praeguseks. või kui ma õhtul võtan melatoniini, siis ma magan keskmiselt 4% paremini. seda kõike saab arvutada nii-öelda paberi peal pliiatsiga, aga saab arvutada ka siis juba valmis rakendustega. sihuke näide, teine trenn. kuidagi need tervisenäitajad on kõigil nagu selles mõttes hea tuua koolitustel, et ettevõtjad on teist mõned, aga mitte kõik. seega mingite raamatupidamise näitajatest mõnedele tunduvad väga tuttavad, mõnedele mitte nii väga. aga ma arvan, et trenni, ma usun, teevad juba absoluutselt kõik siin, kes siin kohal on praegu. ja magavad, ma arvan, veel suurema kindlusega kõik inimesed, seega sellised head nagu näited kõigile tuttavad. võtame siis trenni näite. miks ma trenni lähen? tahan olla tervem, ilusam, tugevam, energilisem, mis iganes. selle pealt ma mõtlen välja, mida ma tegema pean. jõutrenni, kardiot, mitu korda nädalas, missuguse treeningkavaga, kõik värgid, eks ju. ja sealt tulevad siis omakorda mingid asjad, mida ma saan mõõta. pulsivahemikud, sammud, mitu korda trennis nädalas käidi, kuidas ma taastusin eelmisest trennist, jõusaalis, kuidas raskused on muutunud, mis sul see konkreetne trennirutiin on, sealt tulevad siis mingisugused mõõdikud. ja taaskord me saamegi mõõta nagu kahte asja. saame mõõta nii-öelda arengut selle eesmärgi enda suunas. näiteks, ma ei tea, lihasmassi kasv või kaalu langus või kaalu tõus. või me saame mõõta nii-öelda, et kas ma tegin seda, mida ma tegema pidin. ma otsustasin, et ma käin, ma ei tea, 3 korda nädalas jõusaalis. tegelikult ma olen käinud siin mõni nädal 3, mõni nädal 2, mõni nädal 4 ja nii edasi. ja kui ma tean, mis mind huvitab, siis jällegi neid asju saab mõõta Whoopiga, Auraga, märkmikuga, millega iganes. ja sellest lähtuvalt, mida ma siis näen, ma teen oma treeningkava selle võrra nagu ümber. konkreetselt, kui mina hommikul ärkan üles, siis ma vaatan Whoopi äpist järgi, kuidas ma olen täna taastunud. Whoopil on seal oma siuksed mõõdikud. saan näidata, näed, siin on minu reaalsed terviseandmed. Whoop ütleb, et täna minu see taastumine, recovery on roheline. ühesõnaga, täna minu keha peaks olema võimeline üsna palju trennis vastu pidama. seega täna, kui mul on valida, kas ma täna lähen või ei lähe trenni, täna lähen trenni. kui see recovery number oleks midagi väga madalat, siis ma kaaluksin, kas ma tõstan trenni homseks, kas ma teen kuidagi lihtsamalt või ühesõnaga ma arvestan sellega, et ma ei ole täna oma tippvormis. Sihukesed näited. ja nagu lubatud, ma näitan siis ära ka täiesti nagu isikliku enda analüütikasüsteemi, et mida mina konkreetselt ja päriselt kasutan. sellest võib julgelt teha ka kuvatõmmiseid. kuvatõmmi siis eestikeelne vastasõna on screenshot. ehk siis, kes tahab neid pildikesi endale alles hoida ja vaadata, kas neist midagi on endale üle võtta.
nagu mainitud, Whoop on see käepaelakene mul, mis mõõdab minu und, mõõdab minu füüsilist koormust, mõõdab siis pikaajalist tervist, ehk siis erinevate nagu elustiili valikute mõju sellele, kuidas mu tervis pikas plaanis välja näeb. tegelikult mõõdab veel päris palju muid asju, aga need on võib-olla kolm peamist, mis on minu jaoks nagu tähtsad. Siis on mul üks teine tehnika, nii-öelda füüsiline vidinakene veel, on selline kaal, see on siis Withingsi nutikaal, mis mõõdab keha koostist. ja need kaks vidinat saadavad siis nii-öelda enda äppidesse andmed. ja minul isiklikult on Androidi telefon, Samsung Android. ja tänu sellele mul on seal selline vidin nagu Health Connect. kellel on Apple'i telefon, siis Apple'il on täpselt samasugune vidin teise nimega, mis võimaldab siis eri äppidel terviseandmeid jagada omavahel. ja tänu sellele need andmed minu keha koostise ja kaalu kohta süngitakse ära Whoopiga ja süngitakse ära veel kahe teise äpiga. Need kaks äppi, üks nendest on Macrofactor, see on siis see Macrofactor, mis on toitumise äpp. sinna ma login üles, mida ma söön ja selle pealt, kui palju ma olen söönud midagi ja kui palju lähiajal on minu kaal tänu sellele hästi nagu kõikunud üles-allapoole. ta arvutab mulle välja minu päevase energiavajaduse. ehk siis näiteks praegu, näitame siis päris andmeid ka kohe. minu päris päevane energiavajadus praegu äpi hinnangul on 2540 kalorit. ja kuidas ta seda arvutas, on see, et ta vaatabki, et see vend on siin, ma ei tea, viimase 30 päeva jooksul keskmiselt söönud, ma ei tea, 2300 kalorit ja tema kaal on siin langenud kogu aeg. ehk sellega tema energiavajadus peab olema suurem, sest muidu kaal langeks. ja selle võrra palju siis ma olen alla võtnud, arvutab välja, mis see nii-öelda energiadefitsiit on. oleksin juurde võtnud, noh, sama lugu. arvutab välja, et see vend sööb päevas 3000 kalorit ja võtab nii palju juurde, järelikult see on näha, palju tal üle jäi. ja siin pildil viimane äpp on Macrofactor Workouts, sama firma siis teine äpp, kus ma login kõiki oma jõusaali trenne ja vaatan, palju mul raskused kasvavad ja nii edasi. ja need neli moodustavad siis minu sellise nii-öelda nagu tervise või selliste asjade jälgimissüsteemi. ühesõnaga, enamus asju teeb ära Whoop, mis puudutab minu kaalu ja keha koostist, teeb ära see Withingsi kaal, toitumine on eraldi ja siis jõusaalitrennid on ka eraldi. tegelikult ei ole nii keeruliseks vaja minna. Whoopil on enda jõusaalitrenni moodul ka täiesti olemas. ja see viimasel ajal on natuke vist paremaks ka saanud veel, nii et kes ei taha endale 4 eri äppi, saab tegelikult hakkama vähematega ka. aga minu jaoks see süsteem kuidagi tundub väga mõnus ja kuna nad oskavad omavahel niimoodi suhelda ka, siis tänu sellele ma ei pea ka ühestki äpist ühtegi teise kuidagi käsitsi mingeid asju ümber tõstma. peale selle, mis ma veel kasutan? ma panin siia kaks asja veel, tegelikult järgmisel slaidil on neid äppe veel päris palju lisaks. aga kaks kõige tähtsamat on mul Google Kalender ja Google Sheets. Google Kalender on kõik minu nii-öelda aja planeerimine. ja kuigi Google Kalenderit ennast, ma arvan, kasutavad päris paljud, siis ma ei tea, kui paljud on kuulnud sellisest vidinast nagu G-Time Report. G-Time Report. see on siis noh, täiesti mitte Google'iga seotud väike rakendus, mis võimaldab sul Google kalendrist võtta aja väljavõtteid välja. ja selle võrra on sul tabel, ütleme, et mis asju sa mingil ajal oled teinud. mina kasutan seda hästi sageli selleks, kui mul on vaja saata oma klientidele mingisuguseid ajaraporteid. ütleme, mul on vahel mingi projekt, kus ma pean andma nii-öelda arvega kaasa kliendile ka ajaraporti sellest, mida ma tegin ja mis aegadel ja kui palju. siis ma saan sealt väga kergesti nii-öelda selle Google kalendrisse märgitud töötunnid teha tabeliks ja need siis nii-öelda saata kas ära kellelegi või endale teha mingi aruandluse selle pealt, et kuhu mu aeg on läinud ja miks ja millal ja nii edasi. ja kuna alati jääb asju, mille mõõtmiseks sul ei ole mingit head äppi,
otsid ja otsid, ega sihukest konkreetset asja keegi kunagi pole äpiks teinud, kuna nii palju inimesi seda ei vaja, siis minu meelest lollikindel lahendus alati on Google Sheets. näiteks jälle isiklik näide. üks asi, mida mina mõõdan, on see, kui palju ma teen oma budistlikke praktikaid. loen mingeid mantraid, teen mingisuguseid muid nagu nii-öelda enesearengu tegevusi. mul on seal üsna spetsiifilised asjad, mida ma tahan kirja panna. ja ma ei tea, et selleks oleks mõnda väga head valmis lahedat äppi. seega mul on lihtsalt tabel, mida ma täidan. ja töötab täitsa hästi. ehk siis, kui võimalik, üldiselt mingisugune selline valmis äpp teeb su elu lihtsamaks. kui sa mingit head äppi kas ei leia või ei taha kasutada, siis Google Sheets või Excel või mis iganes on hea lollikindel alternatiiv. ja loomulikult, kui sa üldse ei taha sihuke nagu tehnikainimene olla, kas sa lihtsalt ei meeldi tehnikaasjad või ütleme, sa oled väga nagu ettevaatlik oma mingite andmete turvalisuse, millega iganes. kõige lollikindlam lahendus loomulikult alati paber ja pliiats. peaaegu kõiki asju on lõppkokkuvõttes võimalik tegelikult paberi ja pliiatsiga ka jälgida. ehk siis mõõtmine ei tähenda tingimata, et sa pead tegema mingisugust high-tech värki. kuigi minu meelest enamasti see on mugavam, sest siis sa ei pea ise kõike käsitsi kirja panema. mida rohkem sinu mõõtmised on automatiseeritud, seda parem, sellepärast et seda harvemini sa unustad seda teha. tänu sellele seda nii-öelda usaldusväärsemad need andmed on. et ütleme, kui ma näiteks peaks oma, ma ei tea, magama mineku aegu kirja panema käsitsi, raudpolt kindlalt on päevi, kus ma seda unustan teha, ei saa mul andmed nagu augulised. kui seda teeb minu eest mingisugune masin, siis tema ei unusta, kui mul on aku lahti enesest muidugi. vot, aga mõned äpid veel. siin on veel pilte ja siin on veel nimesid. Nendest võib ka julgelt teha kuvatõmmise ja räägin kohe lahti, mis need on. kui siin slaidil tagasi on minu sihuke nagu, mida ma tõesti kasutan põhimõtteliselt iga päev, kogu aeg reaalselt, siis siin on asjad, mida ma kasutan kas harvemini või mida ma olen kasutanud, aga mille pealt ma olen millegi peale ümber vahetanud. sellest see slaidide erisus. esiteks on üks uus äpp, seda ma alles hakkasin proovima, sellega ma ei oska võib-olla anda mingeid väga pikaajalisi hinnanguid. aga mida ma kasutan, on Dex, mis on põhimõtteliselt selline enda isiklik CRM ehk siis vidin, kus sa saad hallata kõiki oma tuttavaid ja kontakte. kasutan selleks, et tuletada endale meelde inimestega suhelda, kellega mul pole nagu igapäevast kokkupuudet. et mul on seal kõik inimesed, kellega ma kuskil kokku puutun ja keda ma tahan nagu, ma ei tea, kas või kord aastas võib-olla või kord 3 kuud, et ma tahan nagu korra nagu hoida mingit sidet alal. aga mul pole mingit nii-öelda loomulikku kohta, kus ma nendega nii-öelda kogemata nii palju kokku puutun. mul on sinna pandud endale nagu meeldetuletused, et selle inimesega tuleb jälle korra nagu midagi rääkida, et nii-öelda suhe püsiks. ja minu meelest on see abiks, aitab just nende inimestega suhet hoida. ütleme, mul on mingid vanad ülikoolikaaslased, elavad välismaal, mul ei ole nendega mingisugust nii-öelda lootust kuidagi tänaval kogemata kokku trehvata. me ei satu mingitele ühistele üritustele, aga ma tahan nii-öelda ikkagi hoida kuidagi nagu seda sõprust alal, siis ma nii-öelda mingitel aegadel ikkagi üritan neid natuke pingida. sihuke rakendus. siis üks asi, mida ma vahepeal kasutasin, et oma meeleolusid mõõta, on niisugune äpp nagu How We Feel. selle peamine mure on see, et see on täiesti manuaalne, sa pead seal käsitsi nii-öelda kõike märkima, mis võib muutuda tüütuks, aga mõnele sobib väga hästi. enne kui ma võtsin Whoopi, kasutasin Aurat. Aura ja Whoop on väga sarnased. peamine vahe on see, et Aura on sõrmus ja Whoop on käepael. mulle isiklikult meeldib käepael rohkem, aga ma tean inimesi, kellel on vastupidi. näiteks üks mu klient, ma kohe näitan tema näidet lähemalt. tema mängib võrkpalli ja talle ei meeldi käepael, kuna käepael jääb võrkpallis, seda segab. ja ka sõrmus sobib talle väga hästi. seega hea alternatiiv Whoopile, kui mingipärast see Whoop ei meeldi. bilanss on siis
vidin, millega ma jälgin oma isiklikke rahaasju. See süngib ära sinu pangakontodega ja oskab üsna hästi minu meelest isegi sinu rahalisi tehinguid nagu kategoriseerida. Panga väljavõttega, kes kunagi ükskõik millal on teinud mingit nagu oma finantsist analüüsi, teab omast käest, ma arvan, kui raske on panga väljavõttest midagi aru saada, sest enamuse tehingute kirjeldused on selline suvaline prudu-plädru, millest on väga raske aru saada, mis see oli. Ütleme, ma ei tea, minu enda jaoks ma käisin poes ja ma ostsin, ma ei tea, ostsin endale külmutatud juurikaid, ostsin endale smuuti materjali, ostsin võib-olla, ma ei tea, vastupidi, mingeid kodutarbeid. Aga seal pangakonto väljavõttes ei ole mitte kirjas, ma ei tea, külmutatud marjad, seal on kirjas mingisugune kaarditerminali number või ühesõnaga mingi väga plidru-plädru. Ja bilanss oskab üsna hästi hakkama saada sellega, et tal on suur andmestik, mille pealt ta on õppinud neid plidru-plädrusid niimoodi kuidagi inimloetavasse keelde panema. See on minu meelest tema selline nagu suurim väärtuspakkumine. Ühesõnaga, ta annab sulle sellise nagu kategooriate kaupa ülevaate, et palju sul läheb toidu peale, palju läheb transpordi peale, palju läheb kodu peale, palju läheb mingi puhkuse peale ja sul tekib arusaam sellest, kus su raha läheb. Jällegi, ma arvan, et seda ei pea isegi võib-olla tegema kogu aeg, aga võib-olla mingisugune aeg, ma ei tea, 2-3 kuud on seda hea teha. Tekib mingi parem arusaam sellest, et kuidas su rahaasjadega lood on. Räägime natuke nende ülesannete planeerimisest ja to-do nimekirjadest ka. Kaks äppi, mida mina olen kasutanud, on Akiflow ja Asana. Akiflow on natukene nii-öelda suurem, natukene keerukam ja samas natukene rohkem võimalusi. Akiflow on väga hästi süngitud ära sinu kalendritega. Seega sul on koos nagu selline tegevusnimekirjad, kalendrid ja üldse minu meelest ta on üks väga võimas toode. Mulle tundus nagu selline parem kui nii-öelda keskmine to-do nimekirja haldur, mida ma olen proovinud. Asana on risti vastupidi hästi lihtne. Ta on üsna võimekas siiski, aga ta on meelega lihtne. Seal on see kasutajaliidlus võimalikult puhas, võimalikult vähe nuppe kogu aeg näha. Seega, kes eelistab, et rohkem võimekust, võib-olla Akiflow on parem, kes eelistab sellist lihtsust, selgust ja vähe müra, Asana võib-olla sobib sulle paremini. Ja viimane äppkene, mis siia nimekirja mul jõudis, on Rise, mis on jälle seotud unega ja see mõõdab sinu ööpäevarütme ja mõõdab siis sinu unevõlga. Ühesõnaga, ta mõõdab, palju sul on magamata und endale nii-öelda võlgu. Ja ta mõõdab seda, et mis kellaaegadel sa võiksid päeva jooksul olla kõige ärksam ja mis kellaaegadel on mõttekas plaanida enda kõige sellisemad pingutust nõudvamad tegevused. Sihuke nimekiri. Nüüd, enamus inimestel, ma arvan, ei ole vaja kõiki neid korraga. Et ma ise olen, kuna ma olen nagu elukutselt, ma olen andmeinimene, siis ma kasutan üsna palju erinevaid asju, sellepärast see on nagu minu kuidagi, ma sisse harjunud sellega, et ma mõõdan ja teen asju. Enamus inimestele piisab palju vähemast, seni kuni need üksikud tööriistad on õigesti valitud. Konkreetne näide, lubasin näidata ühe oma kliendi näidet. Enne seda veel siis, korra tahtsin rääkida sellest, et kõik elavad numbrid. Et numbrite kõrval soovitatav on ka pane kirja asju sõnadega, tekstina. Ja siin on mitu põhjust, miks ma arvan, et see on väga-väga hea. Esiteks, tekst annab sulle numbritele mingit konteksti. Et sa saad panna kirja tekstina asju, mida oli raske numbritesse kuidagi sõnastada. Ütleme, võib-olla sa näiteks näed, kui numbrite pealt et ütleb sulle eesmärk, ma ei tea, kaalust alla võtta ja teha rohkem trenni. Ja mingi aeg sa näed, et ma ei ole üldse trennis käinud, mul kaal on ka kogu aeg tõusnud. Ju ma olen väga laisk olnud. Ja tegelikult, kui sa võtad selle perioodi kohta, ütleme, päeviku ette ja vaatad, mis siis juhtus. Sa näed, et see võib-olla oli väga stressirohke periood tööl. Võib-olla see oli periood, kus olid haige, mida iganes. Ja nüüd enam ei tundu, et sa olid väga laisk see aeg, vaid lihtsalt saad aru, et okei, mis oli see põhjus, miks need numbrid läksid sinna, kus nad läksid sellel ajal, mis parajasti oli. On ka väga palju asju, mis sul on numbrites raske mõõta, ongi mingid sinu meeleolud, mõtlemine,
kui palju sa nii-öelda mingite teemade peale päeva jooksul mõtled, kas on mingisugused muremõtted, kui konflikt teiste inimestega, mis iganes. Asju, mis tegelikult on sulle nagu olulised ja tähtsad, aga mille jaoks ei ole sellist nagu äppi või isegi mingit nagu numbrilist mõõdikut. Need on hea kirja panna, sest tekst on ka andmed. Ja esiteks sa saad seda teksti, mis sa kirjutad, loomulikult ise lugeda pärast. aga ma olen näiteks teinud ka seda, et ma kasutan mingisugust ai tööriista, et oma nii-öelda päevikuid analüüsida. Konkreetselt, mida ma kasutasin, oli Notebook ML, see on siis Google'i sihuke toode. Ja ma andsin talle ette mingisuguse, mida ma oma viimase kuu aja kirjutised. ja ma hakkasin sealt küsima eri asju selle kohta, okei okay,, too välja mingid peamised teemad, mis siit palju läbi käivad. too välja, ma ei tea, top 10 inimest, keda on mainitud ja nõnda edasi. ma sain mingi kerge kuu kokkuvõtte, et mis siis nagu kuu aega juhtunud on, mis teemad on mul nagu olnud kuidagi radaril, mis asjad on kuidagi nagu saanud see kuu tähelepanu või mis teemad ei ole saanud see kuu tähelepanu. ja aasta lõpus võib-olla lugeda ise kogu oma aasta kirjutised läbi on raske, aga sa saad kasutada jällegi mingeid ai tööriistu, et küsida konkreetseid asju selle kohta. mis teemad, ma ei tea, aasta alguses olid väga nagu pildis ja on aasta jooksul ära kadunud? mis teemad on kuidagi aasta jooksul nagu juurde tulnud, mis iganes. ehk siis, et kuigi ma rõhutan, et numbritega on kõige lihtsam ümber käia, siis kogu maailm ei ole ainult numbrid. ja on väga palju asju, mida on numbrites raske mõõta ja mida on parem panna kas kirja või talletada mingisugusel sihukesel moel. aga nüüd siis see konkreetne klient, ühesõnaga jällegi selleks, et olla kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega, ma jätan, pluss ka lihtsalt nii-öelda lugupidav inimese vastu, ma jätan välja kõik selle, mis võiks inimest kuidagi identifitseerida. aga üks minu klient. nii palju võin öelda, et ta on ettevõtte omanik, ettevõte teenib käivet nii-öelda aastas umbes 4 miljonit. seega ei ole niisugune nagu pisikene ettevõte, täitsa selline kobe. ja ta on selle ettevõtte omanik, ta peab üsna palju endiselt ise selle ettevõtte käekäigus kaasa lööma. ta mitte ainult nagu passiivselt ei oma seda, vaid ta on ikkagi iga päev nii-öelda kohal ja mõtleb ja teeb ja aitab värvata ja parandada asju, mis vajavad tähelepanu. ühesõnaga, ta on suhteliselt tihe päev. ja selleks, et ja samal ajal tema aeg on suhteliselt kallis. seega selleks, et ta saaks oma kallist ajast maksimaalset väärtust välja võtta, me ehitasime talle ka sellise nagu analüütikasüsteemi ja see koosneb 2 asjast. kuna ta on ka selline noh, natukene, kuidas öelda, et ta on elanud ja saanud oma hariduse enne seda, kui kogu see tehnikabuum nii-öelda pihta hakkas, siis me ei tahtnud seda tema tehnika asja ajada ka liiga keeruliseks. et ta on, ma ei saa öelda, et ta on nagu vanem härrasmees, aga ta ei ole selline nii-öelda tehnikapõlvkonna härrasmees ka mitte. ja tänu sellele me tahtsime hoida asjad lihtsana, võimalikult vähe erinevaid asju ja, ja samal ajal siis nii-öelda vähe, mis annaks ikkagi mingisugust reaalset väärtust kah. ja me panime siis paika 2 asja, et tal on oluline põhimõtteliselt uni ja tal on oluline see, kui hästi ta on oma eelmisest päevast taastunud. ja nende 2 asja kohta konkreetsemalt, mida me siis mõõta tahame. taastumise koha pealt ongi see öine madalaim pulss, resting heart rate ja südamerütmisegavuse variatiivsus ehk siis heart rate variability, HVR. ja une kohta on 2 peamist asja, on unevajadus ja unevõlg. ehk siis kui palju ta nii-öelda magab versus see, kui palju ta nii-öelda see päev võiks või peaks magama. ja selleks, et kõik vajalik ära mõõta, panime kokku siis 2 asja, Oura sõrmus, siin on see Oura äpi pilt ja see Rise'i äpp siin kõrval. une mõõtmine käib Oura sõrmusega. Nüüdsel ajal vist isegi Oura arvutab selle unevõlga ka mingil määral, aga kui me seda kokku panime, siis vähemalt siis seda Oura ei teinud. ja sellepärast me võtsime Rise'i, mis võtab jälle üle selle Health Connecti või selle Apple'i alternatiivi, võtab siis need uneandmed
selle pealt arvutab välja, mis su unevõlg on, mis on sinu unevajadus ja nõnda edasi. ja Oorest saab kätte siis ka need taastumise mõõdikud. Ja nüüd ongi nii, et tema treener on ka väga rahul sellega, et me talle niisuguse süsteemi ehitasime. Ja kui ta trenni läheb, siis treener küsibki, et okei, näita mulle ette, mis sul HVR see RHR on. Ja selle järgi treener siis paneb paika, kui palju jõusaalis koormust peale panna. Kui on südame rütmisageduse aktiivsus on madal ja pulss on kõrge, siis treener võtab meelega rahulikuma päeva, teeb trenni natukene nagu nii-öelda lihtsamaks, lühemaks, kergemaks. Ja kui kliendil on pulss on öösel on madal ja HVR on kõrge, siis treener teab panna selle võrra natuke rohkem koormust peale. nii, ühesõnaga reaalne näide sellest, mida moodi siis saab panna ka sellise üsna lihtsa süsteemi kokku, mis loob juba reaalset väärtust ja reaalselt parandab neid otsuseid, mida sina või siis ka sinu treener saab sinu jaoks teha. siiamaani on kõik väga ilus. Ma räägin kohe nüüd ka sellest, mis kipub minema valesti. Aga ma uurin, kas siiamaani on tulnud mingisuguseid mõtteid, küsimusi või täpsustusi või vastuvaidlemist. See on kõik tegelikult teretulnud, kuna ma tean, et on valdkondi, kus mõned siin olijad on minust tegelikult targemad nii-öelda. Et kui ma millegagi pange panen, siis julgelt parandage mind. Mul ei ole arstiharidust, aga ma tean, et Karlil on. Ehk siis, kui ma midagi siin tervisenäidikutega pange panen, siis antagu tagasisidet. Üldse, tegelikult siin ruumis täna on päris palju ägedaid inimesi koos. Et mitte kõik ei ole mulle tuttavad, aga nende nimede hulgas, keda ma siit tean, on igatpidi haritud ja ägedat rahvast, nii et kõik võivad kaasa rääkida. Ja teeme selle, kuna tundub, et eestlastel on keeruline midagi kohe koha pealt öelda, et siis võib tõsta seda virtuaalset kätt ja siis saab sõna. Senikaua ma räägin siis nendest asjadest, mis kipuvad minema valesti. Ja panin siia 8 sellist suuremat muret ja jagasin kahte klastrisse, et meil on nagu sisulised probleemid ja siis on meil nagu tehnilised probleemid. Ja sisuliste muredega, esimene alati ongi see, et ma ei tea, mida ma tahan. Ja kui sa ei tea, mida sa tahad, siis ei ole mitte midagi mõtet mõõta. See on see, mis on väga nagu hea näide või seda hästi palju kõik kasutavad, aga minu meelest see on tõesti hea näide. On sealt Alice Simedamaa raamatus on see mingisugune koht, kus Alice on kuskil siin üsna raamatu alguses jõudnud sinna kuskile imelikku kohta ja siis ta näeb puu otsas seda irvikassi. Küsib talt, et okei, et kus poole ma minema peaksin. Siin on vist ala nagu läks T8 või et ühesõnaga küsis, et okei, et kumb teed mööda minna. Ja siis küsib see kass vastu, et okei, aga kuhu sa jõuda tahad? Ja siis Alice ütleb, et ma ei tea. siis kass ütleb, et noh, siis pole ju vahet, kumma tee sa valid. Et kui sa ei tea, kus sa üritad jõuda, siis ei ole ka väga palju mõtet midagi mõõta. Ehk siis kõigepealt tuleb paika panna see, mida me tahame, siis saab hakata edasi rääkima. Teine probleem on see, et sa tead, mida sa tahad, aga sa paned asju kirja liiga käsitsi. No ütlemegi ongi, et see on näiteks loodad liiga palju mingisuguse märkmiku peale, et sul on meeles iga hommik midagi kirja panna. Ma näen seda omast käest, mul on asju, mida ma panen ise tabelitesse kirja ja ma näen, kuidas mul päevade viisi see kuidagi lükkub edasi, tegelikult on jumala kerge. Võtad tabeli lahti, kirjutad sinna, ma ei tea, 3 lahtrisse mingi asja, jumala kerge, ei ole üldse keeruline. Ja ikkagi, mul on mitme päeva andmed vaja lihtsalt hoida mõttes, sest ma ei ole suvatsenud kirja panna. Et ühesõnaga, ühest küljest natuke nagu naljakas, tee ära siis asi. Aga samas ma näen enda käest, et nagu see on raske. See vajab ekstra mingit hetke, et võtta nüüd tee see ära, võtta see asi lahti, pane kirja. Ja mida rohkem sa loodad sellise käsitöö peale,
seda vähem on lootust, et sa suudad seda pikas plaanis hästi ja korralikult teha. seega, kui võimalik, katsu kuidagimoodi mõõta asju automaatselt. teine asi, sa võib-olla mõõdad asju mingi 3 eri äpiga, aga sa pole suutnud need omavahel rääkima panna. eks enne, kui ma selle Health Connecti asja korda sain, korralikult töötasin, oligi see, et ma kaalun ennast hommikul ära ja siis võtan ühe äpi lahti, vaatan sealt seda mingit kehakoostise infot, siis ma käsitsi kirjutan selle teise äpi ümber. nii-öelda rasvaprotsent täna on ta-ta-ta-ta-ta, lihasmass on ta-ta-ta-ta, kaal on ta-ta-ta-ta. ja see on jälle sihuke nagu lisahommikune tegevus, mis võtab jälle aega. ta võtab aega, ta võib ära ununeda ja lihtsalt milleks panna oma aega asjadesse, mida saab teha kergemini. siis kolmas mure on see, inimesed vahetavad oma neid äppe liiga tihti. proovid ühte, ei sobi, proovid teist, proovid kolmandat, proovid neljandat, proovid viiendat. ja tulemuseks on see, et sul ei teki sihukest nagu ajalugu andmetest. tahaks ideaalis näiteks eriti terviseandmetest, tahad näha mingit ajalugu. ütleme, kuidasmoodi minu, ma ei tea, une kvaliteet on viimase poole aastaga muutunud. kuidasmoodi trennis minu mingisugune võimekus on paranenud. kui sa mõtled eri äppidega, eri seadmetega, siis isegi siis, kui nad mõõdavad sama asja, nad mõõdavad seda alati erinevalt ja sa ei saa neid numbreid otse võrrelda omavahel. Ala ütleme nii Whoopil kui Ooral on oma mingisugune sleep score, mingi uneskoor. mõlemad on vist umbes 0-100. aga kuna nad arvutatakse täiesti eri moodi, siis see mingi Whoopi 73 ja Oura 73 ei ole sama asi, me ei saa neid nagu nii-öelda vaadata, et nagu üks ja siis tuleb teine, me ei saa, see ajalugu läheb kaduma. ja isegi kui see on mingisugune nagu nii-öelda täpselt sama mõõrik, ongi kasvõi see mingisugune öine ja öine pulss, eks ju, see resting heart rate. isegi siis, kuna eri asjad arvutavad seda eri moodi, noh, Oura loeb selle signaali mul siit sõrme pealt ja Whoop loeb selle randme pealt, siis nad kõik teevad vigu. ja kui mul see asi on üks sama äpp, ühesõnaga see viga on alati samasugune, siis see viga pole nii suur probleem, kuna noh, ma näen seda muutust sellegipoolest. aga kui sa mõõdad eri asjadega, siis see küsimus, et kas ma saan neid andmeid nagu nii-öelda kõrvutada, on väga reaalne. et see on ka see, miks ma mida kaalun ennast, ma kaalun ennast iga päev sama kaaluga ja samal ajal. see, et ma kaalun ennast iga päev eri kaaluga ja eri ajal, annab mulle ka mingid numbrid Nendest numbritest ei ole väga palju kasu. ehk siis, kui sa vahetad oma neid vidinaid liiga tihti, siis sa kaotad selle andmete ajaloo ära. ja noh, selle kategooria viimane mure on siis see, et sa kogud neid andmeid, aga sa ei kasuta neid pärast. ütleme, ongi, sa paned kuskile kirja või lased panna masinal sinu eest kirja, et ja, ma ei tea, täna magasin halvasti, aga sa ei tee sellega mitte midagi. sa ei anna selle võrra rohkem puhkust endale, sa ei tee oma ööpäeva rütmi selle võrra ümber, sa vaatad, okei, fine. või võib-olla isegi ei tee äppi lahti, kes kogud andmeid. ja siis on väga tore see kõik, aga see kasu jääb saamata. ehk siis need on 4 asja, mida mitte teha nagu nii-öelda sisu poole pealt, et saada maksimaalselt kasu kogu sellest mõõtmisest. aga nüüd eriti inimestele, kes ei ole elukutselised tehnikainimesed, on omajagu ka sellist muret sellega, et lihtsalt see tehnika pool on keeruline. ongi, kuidas valida minu vajadustele vastav äpp või seade. on olemas Whoop, on olemas Oura, on olemas Apple Watch, on olemas Garmin, on need mingid Huawei asjad ja neid erinevaid asju, mis kõike ütlevad, et nad mõõdavad kõike väga täpselt, väga hästi, on mustmiljon. ja noh, katsu siis valida sealt. et ongi see, tead, ma tahaks, ma ei tea, oma und mõõta. kõik asjad ütlevad ja meie mõõdame väga hästi, meil on siin cutting edge technology, jada. ja siis ilma natukese tehnika teadmist on väga raske aru saada, mida neist siis nii-öelda võtta ja mida jätta. siis seesama asi, kuidas panna äpid omavahel andmeid vahetama. jällegi, kui sa pead iga asja tõstma käsitsi ühest kohast teise, see on tohutult tüütu. ja kui sa suudad selle automaatseks teha, see on hea. see tihtilugu paberi peal on väga lihtne. kui öeldakse, ja lihtsalt siin vajuta seda nuppu, et connect with ja kõik on korras.
no praktikas vahel harva tõepoolest ongi väga lihtne, enamasti ei ole nii lihtne. enamasti tuleb välja see, et ei tööta ja sa pead hakkama kuidagi samm-sammult aru saama, et noh, kus siis ikkagi see asi nagu katki on. siis suur teema on see andmete usaldusväärsus. et ja see eeldab nüüd jälle natuke sihukest nagu taustateadmist, ütlemegi, ongi, võtan Whoop, mulle täpselt meeldib, Whoopil on need andmed just nagu enam läbipaistvad. aga siin ka, vaatan täna minu recovery skoor on 71%. nüüd see 71 ei ütle ise mulle tegelikult midagi. et ma pean saama aru, et kust see 71 tuli. ja siin õnneks Whoopil on selles mõttes nagu hea, et siin on ainult 4 asja, mis seda mõjutavad. ongi see HVR, eks ju, resting heart rate, siis on hingetõmmete arv minutis ja siis on une efektiivsus. ja see une efektiivsus omakorda siis kätkeb endas mitmeid erinevaid mõõdikuid. ja alles siis, kui ma saan aru, mida need tähendavad, hakkab see 71% mulle midagi tarka ütlema. Väljaspool konteksti sealt 71 ei tähenda mitte midagi. ehk siis sa saad nendest andmetest nagu kasu ainult siis, kui sa saad aru, mida nad mõõdavad. ja sa pead saama aru nii-öelda sellest, et mis on nende äppide, kuidas või nagu nende äppide nagu see piirangud, need piiratused. näiteks me rääkisime sellest, et Whoop oskab mulle arvutada välja mingite elustiili valikute mõju minu homsele taastumisele. kui ma, noh, kuidas ta tegelikult teeb, ei ole minu meelest avalikustatud. ma eeldan, et seda otseselt ei ole välja öelnud, aga vaadates sellele peale, ma andmeteadlasena, mul on üsna hea hüpotees, mis seal taga toimub. ma saan üsna hästi, ma arvan, vähemalt aru, mis see algoritm tegelikult taustal teeb. ja tänu sellele ma saan ka aru, miks need numbrid vahel näevad kahtlased välja. näiteks, mis siin oli, ütleme, mul on selline näide siin, et kui ma käin saunas, siis minu taastumine järgmine päev on 7% halvem. mis on imelik, üldiselt ma arvan, et saun tegelikult peaks nagu taastumist parandama. aga ma arvan, see tuleb sellest, et siin on selline tore asi, statistikas nimetatakse, seal on selle termin on confounding factors. ühesõnaga, tõesti on see, et saunas käigupäevadel ma teen mingeid muid asju. näiteks lähen hiljem magama, mida see äpp ei ole suutnud jälgida. ja ta omistab nende muude asjade negatiivse mõju sellele saunale. see on minu hüpotees. ja sellepärast siis nagu öeldaksegi mulle, et näed, et ära sauna mine, saun teeb halba sulle. ja selliseid asju on siin veel, mis ma arvan, ei ole lõpuni loogilised. ja sellest aru saada, et millal sa nagu saad ja millal sa ei saa neid andmeid uskuda, eeldab jälle natuke sellist nagu statistiku pilku asjadele. ehk siis need on need kohad, kus on kerge pange panna. aga mitte sellepärast ei räägi ma seda, et öelda, et see kõik on nii keeruline, et ärge üldse proovigegi, vaid lihtsalt, et kui sa tead neid asju, mis on ohtlikud, siis on sul vähem muret selle pärast, et sa need kahe silma vahele jätad. seega sellest slaidist võib ka julgelt teha pilti ja kui sa hakkad midagi ette läbi mõtlema, siis võid selle pildi ette võtta ja küsida enda käest, et kas ma olen nende teemade peale mõelnud. nõndaviisi. ja olles nüüd ära rääkinud selle, et mismoodi see tehnikamaailm käib ja konkreetsed äpid ja näited ja konkreetsed siis ka ämbrid. see, mis ma täna tahtsin 1,5 tunniga edasi anda, on, ma arvan, täitsa kenasti räägitud ja me oleme ka ajaga sealmaal, et 1,5 tundi hakkab saama läbi. kasutan veel kord küsimust, et kas kellelgi on miskit küsida, kosta või arvata, saab tõsta käe ja saab sõna. ja kui meil tundub, et on siin täna selline natukene introvertsem rahvas, kellel on väike selline avaliku esinemise hirm, kes ei taha suure rahva hulga ees liiga palju midagi kosta, siis kes tahab oma analüütikasüsteemi kokkupanemiseks abi, siis kirjutage mulle või lihtsalt jääge peale selle webinari lõppu siia, me saame korra teiega rääkida.
ühesõnaga, ühest küljest ma ütleks, et see kogu see värk, mis me täna rääkisime, tegelikult ta ei ole midagi nii-öelda, mis vajaks sellist väga suurt haridust ja värki. ja samal ajal ma näen omast käest, ma olen väga palju ämbreid läbi kolistanud ja ma näen ümberringi ka inimeste puhul, keda ma pean igatpidi nagu haritud ja teotahteliseks inimesteks, et nad on kuskil emmas, kummas või kolmandas kohas omadega natuke nagu kinni jäänud. Ja seega, kes tunneb, et ta ei taha olla see üksik hunt, kes kõik omal nahal läbi proovib, siis ma saan aidata sul selle need 3 sammu nagu läbi teha. alustades sellest, et me paneme koos sinuga paika, et mis on sinu eesmärgid, miks nad sulle tähtsad on ja kuidas sa reaalselt saad aru, et sa oled need ära teinud. paneme koos sinuga nüüd paika selle, paneme seda edasi natukene, et kuidas arendada seda usku, et see üldse on tehtav, mis sa teha tahad. ja kuidas saada aru, kas sa tegelikult oled valmis selleks pingutuseks vaja on. ja kuidas leida nüüd vähemalt 10 põhjust selleks, et need ära teha. ühe kliendiga oli see, et tal oli siis soov hakata hommikul ennast rohkem liigutama, tegema nagu trenni rohkem. ja me panime temaga siis kokku ka, mis me alustasime, tahtsime saada 10 põhjust, mis me saime lõppkokkuvõttes, saime lõpuks äkki mingi 20 põhjust, miks see tegelikult oluline on. ja ma usun, et see oli igatpidi nii-öelda väärt investeering. ja siis me ehitame sulle koos siuksed nii-öelda rituaalid ehk siis konkreetsed tegevused, mida sa saad päriselt teha ka selleks, et sul need ideed hakkaksid vilja kandma. ja see võiks anda sulle juba nii-öelda esimesed võitud kätte. aga selleks, et sul ei juhtuks sama nagu ma tegin oma jõusaaliga, siis me ehitaksime sulle ka siukse nagu analüütikasüsteemi, mis aitab sul pikas plaanis püsida järje peal. mul on plaanis sellest kõigest teha selline videokursus ja, ja sellisel juhul nii-öelda enamus juttu saaks olema ette salvestatud videod. aga see ei ole veel valmis. ja kuigi see esmapilgul võib kõlada halvasti, siis ma ütleks, et nii-öelda siinolijate jaoks praegu on see tegelikult väga hea uudis. sellepärast, et praegu ma videote aseainena nii-öelda siis teen kõike seda, mis tulevikus saab olema videos. ma teen sinuga nii-öelda reaalselt laivis kaamera taga. ehk siis tulevikus ma hakkan seda rohkem nagu turustama niimoodi, et siin on videod, vaadake sealt. praegu veel ma teen seda inimestega üks-ühele või grupina, aga igatahes kuidagimoodi nagu nii-öelda kaamera taga. mis tähendab, et sa saad kindlasti nii-öelda isiklikumat tagasisidet, kui sa videos saaksid. ehk siis, kes tunneb, et ta tahab olla selline üksik hunt, siis saab teha nendest kõigest ekraanipilte ja oma aruga hakata seda kokku keevitama. kes tahab selle juures natukene nõu, tuge ja innustust, siis jääme korraks videokõnesse või kirjutage mulle emaili või kus iganes ja saame rääkida lähemalt. aga sellega on see 1,5 tunnikest veerenud ilusti, ma veel ei saa öelda, et õhtusse veerenud, aga veerenud peaaegu et lõunasse. tänud kõigile, kes tulid ja järgmine kuu, ma arvan, et kuuleme taas. mul on üldiselt see plaan, et see webinari formaat võiks niimoodi kord kuus korduda. ja kellel on mingi konkreetsem teema, mida ta tahaks kuulda või mõni küsimus, mida võib-olla rahva ees ei julge küsida, siis jällegi kirjutage mulle emaili, ma võtan selle nii-öelda kavva ja saame järgmise kuu webinaril siis katsuda sellega ära katta. sihuke lugu. aga siis minu poolt on verbum exest ehk siis jutt lõppenud ja kuuleme uuesti.